täna ma tahaks rääkida harmoonilisest jõuluõhtusöögist, jõulupeost. Nüüd on siis see aeg käes, kus me koguneme oma vanematega, vanavanematega, võib-olla ka teiste sugulastega ja peame jõulu. Ja enamus inimesed ootavad seda aega ja see on neile selline tore aeg veeta lähedastega koos. Aga mõnedele inimestele see tekitab ka teatud stressi ja konflikti. Ehk siis kui, kui sa tead juba, et kogunedes nende inimestega on seal keegi, kellega sul alati läheb kergeks sõnavahetuseks või on õhus pinget, siis soovitan ma sul natukene teha eeltööd. Ehk siis kõigepealt on muidugi oluline selgeks teha, et kas sa oled sina, kes püüab siis seda inimest mingil moel õpetada, kasvatada, päästa, et sul on kindel arvamus, kuidas tema peaks oma elu elama ja see, kuidas ta seda teeb, ei ole aktsepteeritav sinu jaoks. Kui sa oled sina, siis tõesti püüa endalt küsida, miks sa seda teed, mida sa püüad saavutada. Ja püüa mõista seda, et sul võib olla teiste elust oma arvamus, aga parem on, kui sa hoiad selle enda teada ja vaatad, et miks sul see arvamus pigem on kujunenud, et millised uskumused, mis selle taga on. Ehk siis iga inimene vastutab oma elu eest ise, iga täiskasvanud inimene vastutab oma elu eest ise. Ja me võime küll anda soovitusi, kui neid küsitakse, me võime ka jagada oma teadmisi, aga meie ei saa sundida kedagi neid omaks võtma. Igal ühel on oma tee ja igaüks jõuab mingite vastuste, muudatusteni omal ajal. Me lihtsalt peame seda aktsepteerima. Ehk siis, kui sina oled see, kes tavaliselt tahab kogu suguvõsa või oma vanemaid muuta, siis tee enne endaga lepe, et seekord sa ei hakka kedagi kasvatama ja mõista, et see kasvatamine ja õpetamine ja pööramine, see ei tule tegelikult sinu kõrgemalt minalt, see tuleb egolt. Ja sinu ego tahab sellega midagi saavutada. Kas sa tahad ennast tunda tähtsamana, targemana, et mis see on? Ja mõtle selle peale. Ja püüa kokku leppida, et seekord sa jääd ilusti neutraalseks ja ei hakka nagu disharmooniat tekitama. Kui aga seltskonnas on keegi teine, kes tavaliselt sinu päästikuid vajutab nii-öelda, sinule tuleb ütlema, et vot nii tuleks elada, nii tuleks teha, miks sa nii teed ja mis iganes. See võiks olla väga erinevatel teemadel, kõigil on omad asjad seal. Siis püüa näha ka selles inimeses sinna maski taha, et sa ei saa muuta seda, kuidas teised inimesed käituvad, aga sa saad muuta oma suhtumist. Ja tihtipeale, kui sind nagu verbaalselt rünnatakse niimoodi, on raskeks, et me kipume meie ego kohe, me lähme egosse ja me vastame. Me nõelame vastu. See on nagu skorpion. Keegi tuleb, sa nõelad. Aga püüa seekord nagu hingata võib-olla sügavalt sisse välja ja jääda iseendasse ja mitte reageerida sellisele asjale. Oleneb, eks, mis seal on. Sa võid ka lihtsalt naeratada ja küsida, et aga miks sa nii arvad? Või sa tõesti arvad nii, et ka nii on võimalik. Okei, ma mõtlen selle peale, aga tegelikult eks lased selle endast lihtsalt läbi. Ehk siis annad kõik endast, et see mööduks harmooniliselt ja püüad mitte hakata vastu süüdistama. Et samamoodi siis see teine inimene, kes ründab, eks, et tema on tol hetkel, kas ta on siis mingi haavatud lapse tasemel, et ta püüab saada sinult tähelepanu, mida ta lapsena ei saanud, või on see siis näiteks vanem, kes ei ole suutnud lahti lasta mõista, et sa oled saanud täiskasvanuks, ei ole suutnud nii-öelda nabanööri läbi lõigata, vaid tahab sind jätkuvalt kasvatada. Püüa nähades seda hirmunud vanemat, kellel on raske oma lapsest lahti lasta. Ja sul on oluliselt kergem nii-öelda jääda neutraalseks ja armastavaks. Ja enne üritust on hästi tore tava, kui sa lihtsalt istud korra enne minekut,
ja paned omale taotluse. hingad sügavalt sisse-välja, sulged oma silmad ja püüad visualiseerida iseennast seal üritusel just sellise harmoonilise, rahulolevana ja armastavana, nagu sa soovid. ja see on juba nii-öelda pool tööd selle ürituse heaks tehtud. ja ma loodan, et seekord lähevad sinu jõuluõhtusöögid või kohtumised, üritused palju-palju harmoonilisemalt ja armastuse energias. aga soovin teile kõigile kaunist jõulu ja kohtume juba peale pühi. Tšau!